Tere, mina Kristo Karjus Tehnikaülikoolist. Täna räägin ettevõtte efektiivsusest läbi tootmise monitooringu. Paljud ettevõtted on päevast päeva silmitsi erinevate probleemidega. Kuidas optimeerida kulusid, kuidas tagada stabiilne kvaliteet, kuidas toota optimaalselt. Kuid me võime kõik selle kokku võtta ühe terminiga, kuidas toota efektiivselt. Kui me vaatame lähemalt, siis kuidas me suudame toota efektiivselt, vähendades seisakuid. Mida me selleks peame tegema? Kuid võib-olla me peaksime mõtlema, kuidas me ennetame seisakuid. Kui me võtame ühe lihtsa näite, meil on tootmisliin oma erinevate seadmetega, toormaterjal tuleb sisse, meil on vaheladu, seade A teeb ühe operatsiooni, seade B teeb teise operatsiooni, meil on valmis toode läheb välja ettevõttest, me tahame tootmist muuta efektiivsemaks. Me monitoorime tootmist reaalajas. Seda monitooringut reaalajas suudavad teha Eestis erinevad ettevõtted, kaasa arvatud meie, erinevad ettevõtted väljaspool Eestit. Monitoorime ressursse, monitoorime seadmeid, inimesi, töökäske. Me suudame monitoorida 1 sekundi, 1 minuti jooksul erinevaid tegevusi. Me suudame analüüsida minevikku. Kuid me võib-olla peaksime mõtlema tulevikule. Ehk kuidas me ennetame neid vigasid, mis võivad tekkida, neid seisakud, mis võivad tekkida, milleks me oleme valmis erinevate protseduuride, erinevate tegevustega, et kui mingisugune seisak, mingi viga tootmises tekib, siis me lahendame sellega. Aga me mõtleme, kuidas me seda ennetame, et me ei peaks selle tagajärjega tegelema. Meie suudame seda teha erinevates etappides, ennetame seisakuid läbi tootmise, monitooringu ja prognoosimise. Suhtleme, leiame lahendused, kasutame meie matemaatilisi mudeleid, meie algoritme, mida meie tiim on juba millega tegelenud juba aastaid. Tänan.